Tere taas! Te vaatate järjekordset osa saatest Fookuses on. Mina olen Tiina ja minu tänased saatekülalised on Andreas Pall ja Ingmar-Erik Kivilo, värsked Superstaari saate kasvandikud. Tere! Tere! Tervist! Tänase saate teema on otse loomulikult muusika. Ingmar ja Andreas, me küll väga paljud teame teid, aga mis te näiteks vabal ajal teete, kui te muusikaga ei tegele? Saad alustada? Ei taha. Ma räägin siis ise, et ma ise käin gümnaasiumis veel ja just tulin ka sealt, et päris pikad päevad on ja nüüd seoses selle saatega ma pean mõndasid asju järgi tegema. Ja eks natuke aega läheb õppimisele, aga siiski enamus minu vabast ajast ikkagi läheb ainult muusikale. Et lisaks laulmisele ma mängin ka erinevaid pille, et neid peab harjutama kõvasti. Ja mulle meeldib ka lugusid kirjutada ja produtseerida lugusid. Aga võib-olla kui mingi selline täiesti teine asi võtta, siis mulle meeldib ka trenni teha, jõusaalis käia vahest. Sa võid hästi öeldud. Jah, mul on täpselt sama vastus, miks ma ei tahtnud alustada, oligi see, et ma mõtlesin, et issand vaba aeg. Mida ma teen vabal ajal? Muusikat ja. Aga jah, mul on samamoodi, et kas harjutan mingit pille või kirjutan laule või tegeledki muusikaga ühel või teisel viisil. Ja mul on samamoodi teine harrastus, mida ma siin teen, on igapäevaselt üritan ikkagi trenni teha ja jõusaalis käia. Siis kolmandaks ütlen veel, et mul on niisugune seikleja ja mulle meeldib uusi asju proovida ja kui mul tõesti on niisugust vaba aega, et ei ole tunnet, et täna ei viitsi pilli kätte võtta või midagi, et siis ma üritan ja teen midagi täiesti nagu teistsugust, ma ei tea, maalin või lähen kuskile varjupaiga koertega jalutama või teen nagu mingid täiesti X asju, mille peale nagu tavaliselt ei tuleks. Kuidas te üldse leidsite tee muusikani? No minu puhul oli nii, et 3-aastasena mu ema pani mind lastekoori laulma, ETV lastekoori. Ja seal ma laulsin siis kuni 6. eluaastani, siis ma läksin kooli ja mul tuli valik, et kas minna muusikakooli. Kusjuures mu ema alguses ei toetanud väga seda mõtet, sest ta mõtles, et see on liiga raske, et tema on selle tee läbi käinud ise. Aga õnneks ma ikkagi sinna sattusin ja siis ma ise ütlesin, et ma soovin õppida kas saksofoni, viiulit või trumme. Ja kuidagi läks niimoodi, et hakkasin viiulit õppima ja nüüd ma olen seda õppinud peaaegu 11 aastat. Ja teisi pille lisaks hiljem juurde ka. Laulmist ma olen ainult 1,5 aastat nüüd eraldi õppinud juurde. Soo, issand. Ja tead, kooris on lauldud küll vahepeal, aga sellist soololauluga tegelemist on päris vähe olnud veel. Ja minul oli nii, et ma elasin siin Raplamaal Kohilas ja mu vanemad otsustasid üks hetk, et neile ei meeldi enam see, et siin linnas kogu aeg tõmbled ja töötad ja ainult ajad mingit raha taga, et saaks osta juurde asju ja kogu aeg on niisugune hull tempo peal. Ja siis nad otsustasid, et me läheme Võrru elama. Kolime Võrumaale kuskile metsa, nii et sul ümberringi on käinud mets ja esimene niisugune asula oli 16 kilomeetri kaugusel, kus ma koolis käisin. Ja siis see oli minusugusele pubekale, mis ma olin siis 14 äkki, oli niisugune šokk, et mis mõttes te teete mulle nii. Aga õnneks ma leidsin oma ema mingi vana kitarri kuskilt pööningult. Ja ma mäletan, seal oli auk sees ja need pingutid ei töötanud ja kõik oli mingi roostes ja see oli jube pill. Aga mõtlesin, mis ma ikka muud teen, vähemalt saab oma aja sisustatud ja siis hakkasin seda pilli seal tinistama. Ja siis sealt ta kuidagi kasvas niimoodi loomulikult. Teil mõlemal on päris pikaajaline kogemus juba muusikavaldkonnas tegelikult, et Andreas, sina oled andnud, nagu me siin enne arutasime, umbes 600 kontserti ja Ingmar, sina oled ju osalenud väga erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Et miks te siis järsku nüüd Superstaari saatesse otsustasite minna? Mina just tundsin, et jah, ma olin neid kontserte teinud ja neid oli juba kogunenud niisugune päris suur hulk. Ja kontserditel ma valdavalt tegin covereid, ehk siis esitasin teiste inimeste kirjutatud lugusid enda võtmes. Ja see oli nagu tore ja kuidagi sobis ja kõik oli nagu äge, aga ma tundsin, et ma olen, ma ei tea, 21-22 ja ma olen justkui jõudnud nagu kuskile laeni, et siit ei ole nagu väga kuskile edasi minna, et ma olen käinud üle Eesti igal pool ja mul tuleb stabiilselt neid esinemisi peale, aga nagu
hakkas vaikselt see nagu tule või see leek, mis mu sees lõõmas hakkas nagu vaikselt kustuma. Ja siis ma tundsin, et ma pean nagu midagi uut tegema, et ma tean, et muusika on see, millega ma tahan tegeleda, aga nagu sihuke kaverite mängimine pidudel ei ole see, mida ma järgmised, ma ei tea, 40 aastat teen. Ja siis see oligi see üks samm jälle, et teeme midagi nagu täiesti teistsugust ja lihtsalt paneme ennast proovile ja vaatame, mis juhtub. Ja sellepärast ma läksingi Superstaari saatesse. No kui ma ka loeks neid kontserte, mis ma olen viiuliga esinenud, siis neid tuleks ka ikka väga palju, mitu 100 ilmselt. Laulmisega nii palju ei tuleks, sest ma olen sellega nii palju vähem tegelenud. Aga minu jaoks oligi nii, et ma mõtlesin enne suve või tegelikult juba aasta alguses või kui ma hakkasin üldse laulmisega tegelema. Tegelikult see soov saada muusikuks tekkis mul üldse alles, oligi umbes 1,5 aastat tagasi, kui ma otsustasin, et hakkaks laulmist õppima ja prooviks lugusid hakata kirjutama. Ja see oligi just täpselt see aeg, kui tegelikult tuli koroona ja tuli see selline lockdown. Ja koolis ei saanud käia ja siis oli järsku nagu hästi palju rohkem sellist vaba aega. Ja eks ma sisustasingi seda aega peamiselt ainult muusikaga ja ma olen väga õnnelik, et ma seda tegin. Et mul oli selline plaan, et kas tahaks proovida Eesti Laulule minna või siis Eesti otsib Superstaari saatesse. Üks minu tuttav soovitas mul sinna saatesse minna, ma tegelikult ei teadnud üldse, et see toimub jälle. Ja ma arvan, et see oli väga hea otsus, et ma sinna läksin, et ma sain ikkagi väga hea kogemuse sealt ja kõike, mida ma sealt peaaegu tahtsin. Et jaa, kõik läks väga hästi. Aga siis järgmine aasta proovid Eesti Laulule ka või? Võib-olla isegi, jah. Väga tore. Mis te selle saate puhul, kui te sinna läksite, mis te kõige enam kartsite või kas te üldse kartsite midagi? No ma otseselt midagi ei kartnud, et mul oli selline mõtteviis, et ma lihtsalt lähen ja annan endast parima ja teen seda, mis mulle meeldib ja teen seda nii hästi, kui ma saan. Aga tegelikult, kui oli see kõige esimene voor, kus oli tegelikult umbes 800 inimest äkki ja seal oligi see kõige suurem sõel, et sealt langesid 100 inimesed välja, et jäi alles vist 150 ainult, et ma tegelikult nerveerisin küll enne seda. Kuigi tagasi vaadates, siis seal vist nii suurt tegelikult nerveerimist poleks isegi pidanud olema, aga kuidagi need esimesed voorud olid pingelisemad kui need viimased minu jaoks. Ma ei tea, kuidas sulle? Ja ma vist nagu mingil määral olen nõus, aga samas ma tunnen, et mul oli just vastupidi selle kartusega, et alguses nagu need panused ei olnud väga suured, et sa lihtsalt olidki seal ja said oma vitsad kätte ja mõtlesid, et okei, kurb. Aga kui sa nagu seal saates aina edasi said ja sa olid nagu üldsusele aina tuttavam ja justkui nagu oli palju rohkem, mida kaotada kogu aeg. Ja siis nagu hakkas see hirm tulema, et issand, ma olen nii kaugele jõudnud ja ma ei taha nüüd, ma ei tea, intervjuudes rumalasti öelda või ma ei taha, et mul läheks esinemine sassi või ma ei taha nagu selles suhtes nagu panused olid suuremad ja siis oli seda hirmu rohkem, et ma olen nii kaugele jõudnud, et ma loodan, et mul ei komista kuskil. Aga muidu üks asi veel oli see, et ma kartsin, et ma ei naudi seda saadet nagu piisavalt, et see tõenäoliselt on niisugune ühe korra elus võimalus ja niisugune mega äge sõit. Ja kui lihtsalt oledki seal üks suur närvipundar ja ei ole piisavalt kohal ja ei naudi seda, et sul on tegelikult mega ägedad inimesed ja sa saad nagu otse-eetris iga nädal laulda, et kartsin, et ma ei ole seal piisavalt kohal ja ei naudi seda. Pärast ongi mõtled tagasi ja siis kuidagi läks niimoodi viuh mööda. Aga kuidas see ikkagi natukene nagu selline suurem meediahuvi või kuidas see mõjus teile, et Andres, sina ütlesid kuskil artiklis, et sa vahepeal justkui kaotasid ennast ära selle virvarri sees? Ma arvan, et see ei olnud meediahuvi pärast. Meediahuvi on tore mingil määral, kui sa justkui tuled ei millestki ja siis järsku kõik huvituvad sinust ja see nagu väga ei hirmutanud ja ei olnud siuke jube, aga kaotasin ennast ära või ma tundsin, et ma olin seal saates ja ei olnud nagu see Andreas, kes ma olen olnud viimased, ma ei tea, 5-6 aastat, kes nagu teebki muusikat sellepärast, et hull kirg on selle asja vastu, vaid kuidagi läksingi sinna lavale ja siis ma mõtlesin ainult selle peale, et mis mu laulu sõnad on ja kuidas Maiken mulle ütles, et mõtle oma nende tugede peale ja tee laula niimoodi, ole niimoodi ja kuidas Villiko ütles sulle, et sellel hetkel astu sinna ja sellel hetkel vaata sinna ja siis ma nagu
kõik see muutus niisuguseks robotlikuks ja ma tundsingi, et need esimesed saated ma kuidagi ei olnud kohal ja ma lihtsalt tegidki niisugust mehaanilist ära õpitud asja ja ma arvan, et sellepärast ma alguses ei suutnud kuidagi rahvast ka kõnetada, et nagu mulle öeldi, et see miski jääb puudu ja ma arvan, et see miski oligi see päris mina ja see päris emotsioon ja see päriselt nagu hingest laulmine. Aga õnneks siis, kui ma seal Ohu kolmnurgas esimest korda ära seisin, siis oli siuke paar päeva oli siuke väga madal seis, ma ei saanud nagu üldse aru, mis toimub, ma lihtsalt nagu istusin kodus ja mõtlesin, et nagu kogu aeg öeldakse, et mingi miski on puudu ja ma ei saa aru, ma ju laulan, kõik öeldakse, et ideaalselt laulad, noodid on õiged, kõik nagu justkui on, aga mingi miski on puudu ja siis ma tundsin, et ma olen täiesti ära kaotanud ennast. Aga siis ma sain justkui aru, et mind ei ole seal ja siis 2 saadet ma sain tõelist mind näidata ja see läks minust ka televaatajal väga hästi korda. Mulle endale see meedia huvi nagu väga meeldis, sest see oligi üks asi, mida ma tegelikult tahtsin kogeda. Ja ma sain ka seda kogeda rohkem, kui ma oskasin arvata, et seal oli tõesti iga nurga taga oli mingi intervjuu, kogu aeg küsiti midagi, filmiti uuesti igat asja, et nii palju filmimist ja nii palju sellist intervjuude andmist ja kõike seda ei ole mul elus veel varem olnud nii palju ühel ajal just ja see oli kõik väga meeldiv minu jaoks, et ma midagi sellist ootasin ja ma sain rohkem, kui ma tegelikult oskasin oodata. Te saite vist ikkagi ju päris põhjaliku koolituse ka sealt enne, et kuidas on õige vastata ja mida ei tasuks vastata. Ja. Me saime seal meediakoolituse ja sotsiaalmeediakoolituse ka ja palju teisi erinevaid huvitavaid koolitusi, nii et sealt sai päris palju ikkagi õppida. Ikka jah, ikka kasulik igatpidi. Aga mida see muusika mõttes teile andis? Ma ise näiteks tunnen, et minu hääl arenes selle saatega, et hääle ulatus, ma tean, et kuna ma ei ole veel nii palju laulnud, et siis mu hääl ei olegi nagu täiesti veel välja arenenud sellisena, nagu ta saaks olla tulevikus. Ja ma tunnen, et selle saatega natuke arenes see asi, et ma ise kuulen ka, kui ma laulan, et on läinud paremaks. Ja muusikaliselt, kõik see lavaline kogemus, sellisel suurel laval laulmine ja tõesti sa tead, et sind vaatab teleka taga ikkagi 150 000 inimest näiteks, et see on nagu uhke tunne ja samas nagu annab nii palju kogemust. See kogemus on küll õige, see suure lava kogemus ja see, et lihtsalt laval nagu ollagi vaba, et sa ei nerveeri seal üle. Ja ma tunnen ka, et samamoodi, kuna ma ei ole ka kuskil laulmist õppinud ja olen ka laulnud vist viimased, ma arvan, 3-4 aastat. Ja lihtsalt niimoodi võtad YouTube'i lahti ja vaatad sealt mingid videosid ja lihtsalt ise kuidagi proovid. Aga see, et Maiken sulle päriselt nagu reaalajas annab tagasisidet, et siin sul läks see ja proovi niimoodi ja kuidas sa näed, et need asjad, mis ta sulle ütleb, kui sa need nagu päriselt suudad rakendada, siis tõesti on nagu hästi palju lihtsam laulda ja ma usun ka, et seda lauluoskust ja seda päriselt nagu laulmise tehnilist maailma ja kuidas nagu mingid asjad peavad töötama, et ma sain ka sealt hästi palju. Päris paljud edukad Superstaari saates osalejad on tegelikult natukese aja pärast, ka siis varem või hiljem ikkagi pildilt ära kadunud. Laiema avalikkuse eest. Et mis teie plaan on? Ma isiklikult ei plaani küll kuskile ära kaduda, et ma ikkagi püüan võtta maksimumi sellest, et mis nüüd on saavutatud ja sealt edasi minna, et võin nii palju öelda, et lugu on varsti välja tulemas ja kontserdid hakkavad ka tulema. See on juba kindel plaan paigas, nii et väike reklaaminurk. Et ei mingit sellist allaandmist või nüüd soigu jäämist ei ole, et kogu aeg tuleb edasi minna ja arendada seda, mis sul on ja teha seda, mida sa armastad. Võt õige, rõõm kuulda. Ma usun ka, et need, kes ära on kadunud, ma arvan, et neil on ka jäänud see selle soiku, et just kui seal saates tehakse sulle kõik ette taha ära ja sulle saadetakse esmaspäeval terve nädala graafik, kus mis kell sa pead olema ja millal sa sööd ja millal sul on ühesõnaga nagu kõik on ette planeeritud. Ja siis, kui sa pead pärast nagu reaalsesse ellu tagasi tulema, siis see on, ma ei tea, kuidas sul oli, aga mul olid küll esimesed paar päeva oli küll niimoodi, et nagu veider, et ma pean nüüd ise hakkama jälle pihta, ise nagu otsima oma esinemisi ja ise harjutama, ise panema mingit proove ja arranžeerima oma laule, et natuke oli raske, aga nüüd olen ka saanud sellele reele tagasi ja samamoodi ei ole plaani ära kaduda, et on ka kontserdid tulemas ja pean ka siin plaane oma loomingu osas, et kindlasti tuleb muusikat ka edaspidi. Mul oli täpselt sama, et
paar päeva peale väljakukkumist ikkagi oli natuke võib-olla tühjem tunne kuidagi, et midagi on nagu teistmoodi, aga samas kuna enne saadet ma olin harjunud hästi palju ikkagi tööd tegema igapäevaselt, siis ma sain kiiresti selle rutiini nagu tagasi endale. Ja ma arvan, et see sõltubki kõik inimesest, et milline ta on, et kas ta kavatseb nüüd pihta hakata ja vaeva näha edasi või siis ta lihtsalt annabki alla, et see kõik oleneb inimesest, mis ta otsustab teha. Jah, nii on. Kuidas te seal omavahel läbi saite, et kas te tajusite sellist nagu konkurentsi ka ikkagi vahest natukene? Ma ei tea, kas otsest konkurentsi vist ei tajunud. Ma arvan, et kõik saime väga hästi nagu läbi seal. Pigem küll ja ma ütleks ka, et pandi nagu hulk võõraid justkui ühte kompotti ja uude kogemusse ja nagu sihuke, ma arvan, et nii juhtub, kui sa nagu paned hulga inimesi mingit ühte asja tegema, kes on muidu võõrad, et see lihtsalt sihuke ühine tegevus hästi kiiresti ühendab ja ma usun, et meil oli samamoodi, et me tegelikult ikkagi saime hästi läbi ja käisime valdavalt õhtuti koos söömas kõik ja ikka toetasime ja nautisime üksteise seltskonda. Kuigi nagu võib-olla veidi nagu iga nädalaga oli tunda seda, et natukene nagu kõik tundsid, et see lõpp hakkab nagu lähenema ja lõpuks ainult üks võidab ja nagu hästi vaikselt võib-olla iga saatega läks see olukord seal natukene siukseks. Sa tundsid nii või? Ma tundsin küll jah, ja mu toakaaslane Märten, kes siis minust ühe saate kauem vastupidi, ta ütles ka, et ikka lõpus natukene on tunda, et nagu kõik tulevad ikkagi oma asja ajama, et panused on suured. TV3 oli ju lausa ähvarduskirja saanud sellepärast, et Märten välja langes. Kuulsime jah. Karm märk ikka ei ole niisama lihtne. Ja. Aga kui palju sõltub tänapäeval muusikavaldkonnas sellest, et kui hästi sa ennast turundada oskad või siis kui hästi sa nagu reaalselt laulda oskad? Ma arvan, et turundusest sõltub päris palju, aga siiski, kui sa üldse ei oska laulda, siis ainult turundusest ei piisa. Et ma arvan, et andekust märgatakse ja isegi kui sa oled väga andekas ja iseennast ei turunda, siis mingil viisil keegi võib sind leida ikkagi ja kui sa oled väga andekas, sul läheb pigem hästi, ma usun. Aga sellisel moel, et sa ei oska laulda ja loodad ainult turunduse peale, siis ma arvan, et see pigem ei too nii head tulemust. Mis sa arvad? Ma arvan ka, nagu vist ütleks, et 50-50, nagu sa pead tänapäeva maailmas oskama turundada, muidu sa kaod ära, sest neid tegijaid on nii palju ja samas sa pead oskama ka hästi laulda, muidu ei ole nagu mõtet. Ja võib-olla nagu, kui sa oledki halb laulja, aga sul on nagu megaturundus taga, siis sa tõenäoliselt võid olla, ma ei tea, saadki oma ühe laulu või mingid laulud või nagu sa võid nagu pääseda püünele, aga ma arvan, et see ei ole nagu sihuke et sa võib-olla oledki, teed oma 1-2 laulu ära, aga see ei ole nagu 30-aastane karjäär, et üks toetab teist, et ma arvan, et siin on mõlemat vaja. Aga mis te arvate, et kas Eestis on praegu näiteks selliseid artiste, kellel nagu see turundus on kõvem taga, kui ta reaalselt laulda oskab? Ma küll ei oskaks välja tuua. Ma ei oska ja ei taha ka välja tuua, aga ma arvan, et ikka võib olla. Ei nimesid vaata, see on lihtsalt see, et kellel mis maitse on, võib-olla mulle lihtsalt ei meeldi mis iganes mingi mõmina räpp või asi ja siis ma ei oska seda hinnata ja ma ütlen, et siin ei ole laulmisega mingit seost ja turundus on nagu lihtsalt väga kõva olnud. Aga ei, räpp on tore ja ma kuulen igasuguseid muusikaid, aga ma usun, et võib olla küll siukseid, keda lihtsalt hullud pushitakse. Aga nüüd on siis natuke siuke reklaaminurk, et mis see teie bränd on või nišš? Ma arvan, et ma olen küllaltki noor veel, et ma ei ole sellist täiesti enda asja veel leidnud, aga ma arvan, et kindlasti see muusika, mida ma hakkan välja andma, et see saab olema erinev. Ja praegu ma otsin veel sellist stiili, et ma katsetan väga erinevat muusikat ise kirjutada, aga ma arvan, et mingi hetk ma leian selle ühe õige enda stiili, mida ma tahan siis edasi arendada. Ma arvan, et see võiks olla minu selline nišš. Ma arvan, hea. Peab ikka olema, leidma oma selle mingi. Aga ma tunnen, et ma kuidagi selle Superstaari saatega lõpetasin mingi nagu peatüki või võib-olla isegi raamatu enda elus ära. Et minu nišš oligi see, et ma olin üks kutt akustilise kitarriga
mis tuli oma kitarripedaalidega kohale ja siis ehitas nagu, mul oli looper, midagi sarnast sellele, mis Ed Sheeran teeb. Aga ma tegin nagu, ma ei tea, tegingi 5 kuni Anne Veskini nagu lugusid lihtsalt üksinda niimoodi, ma ehitasin terve bändi, laulsin ise oma taustavokaalid sisse, mängisin akustilise kitarril bassi, siis tegin sinna mingid trummid. Nagu ma arvan, et see oli mu nišš, et ma suutsin nagu üksinda lihtsalt tõmmata peo käima ja teha siukse mulje, nagu mängiks terve orkester. Aga nüüd ongi see, et ma tahaks selle nagu jätta nagu natuke tahaplaanile ja keskenduda ka sellele, et leida see oma žanr ja enda muusikat hakata kirjutama ja ma usun ka, et ma veel ei tea, mis see mu nišš on, aga küll see tuleb. Kes teie sellised suuremad eeskujud või inspiratsiooniallikad on? Mul endal on, kui võtta välismaa artistidest, siis Freddie Mercury, Elvis Presley, George Michael ja Elton John näiteks, aga kui võtta selliseid kaasaegsemaid lauljaid või laulukirjutajaid, siis kindlasti Harry Styles, Shawn Mendes, The Weeknd näiteks ja Bruno Mars kindlasti. Ja siis Charlie Puth ja miks ma teda ja George Michaelit eriti hindan on sellepärast, et nad lisaks enda lugude laulmisele nad kirjutasid ja ka produtseerisid need lood ise. Et see on midagi, mida ma ise tahan ka teha. Ma ei tea vastus jälle. Ma Ingmariga pole niimoodi vestelnud, olime seal saates nii kinni, aga ma lihtsalt kogu aeg kuulan ja mõtlen, et mul on täpselt samamoodi Charlie Puth ja Elton John ja Freddie Mercury. Ja ma mõtlen, keda ma siia lisada oskan. Et kõik need, mis Ingmaril olid, pluss siis Okei, ütleme mulle Ed Sheeran siis laulukirjutajana näiteks või siis ka see, et ta suudabki üksinda olla nagu terve staadiumi ära toita. Ja kes veel? Kui mina muusikasse, minu esimene bänd oli niimoodi, et ma tegelikult mängisin basskitarri ja siis oli minu suurim muusikaline iidol siuke Ameerika alternatiivse rocki bänd nagu Red Hot Chili Peppers. Et ma ütleksin, et sealt nagu basskitaristi vaatest mulle meeldis see basskitaristi stiil ja siis ma lisaks siia tänapäevaste muusikute seast veel siukse inimese nagu Jacob Collier, üks Suurbritannia lihtsalt geenius, täiesti uskumatu, jälgige seda venda, see on lihtsalt. No nii tore, et õpite ennast ka tundma siin täna. 11. Väga paljud noored tegelikult unistavad kas laulja või muusiku karjäärist, aga meie ju nii-öelda kuulajatena näeme ikkagi alati seda ilusat poolt sellest tööst. Aga millisteks raskusteks tuleb seejuures valmis olla? Ma arvan, et kui sa midagi väga ise tahad, siis kõik on võimalik. Sa pead lihtsalt olema valmis pühendama ennast täielikult sellele ja sa pead langetama selle otsuse endas, et jah, ma tahangi muusikaga tegeleda ja siis, et sa oled nõus tegema ükskõik mida, et saavutada seda, mis sa tahad saavutada. Ja ilmselgelt sa peadki lihtsalt hästi palju tööd ja vaeva ka nägema ja tegema selleks, et saada sinna, kuhu sa tahad jõuda, et miski ei tule sulle ise, et sa pead ikkagi ise väga palju sellest ise tegema, et see jõuaks sinuni. Ja mis mina ütleks on see, et üks asi on nagu leida omale töökoht, kus sul ongi käid 8-5 ja sul on enam-vähem öeldakse ette, ma kujutan vähemalt ette, et sulle öeldakse ette, mis su nagu ülesanded on ja sul on nagu mingi kindel asi, mida sa teed ja see ongi 8-5. Mina kui muusik ja muusikaettevõtja, minu nagu suurim probleem on see, et ma pean leidma need probleemid, mida nagu lahendada 8-5. Et mul ei tule keegi ütlema nagu ette, et ju kuule tee sellel päeval need asjad ära, vaid nagu minu probleem ongi see, et ma pean leidma mingid probleemid, mida ma siis saan lahendada ja see on nagu siuke 24/7, sa kogu aeg oled justkui kuklas tiksub ja sa otsid mingeid võimalusi ja otsid mingeid kohti, kuhu areneda ja mida teha. Et jah, see töö lihtsalt tuleb vaeva näha tõesti selle nimel, mis sa teed ja tuleb panustada ja tuleb mõelda kastist välja ja tuleb mõelda, mis on see minu väärtus, mida ma saan luua ja mis on minu see mingi nišš ja et kuidas ma silma jään, et see lihtsalt tulebki tööd teha ja ei saa jääda lootma selle peale, et keegi teine tuleb ja su üles korjab, et see juhtub võib-olla korra miljonist. Aga te siis ei ole mõelnud, et valiks mingi sellise natuke stabiilsema elukutse, et see 8-5, ütleme siuke klassikaline, kuigi see on ka tänapäeval juba tegelikult pigem selline mitte väga enam levinud.
no mina ise ei ole kordagi selle peale mõelnud sellest hetkest alates, kui ma otsustasin, et ma hakkan muusikuks, et ma hakkan muusikaga tegelema täielikult, mis juhtus, oligi 1,5 aastat tagasi umbes. Muusikaga ehk viiuliga olen ma tegelenud sellest väga palju kauem, aga ma tundsin kuidagi, et võib-olla klassikaline muusika ei ole see, mida ma tahan täielikult tulevikus teha. Ja sellest hetkest ma hakkasingi rohkem popmuusikaga tegelema ja nüüd ma olen tegelenud sellega, mis mulle väga meeldib juba mõnda aega ja ma ei näe, et ma tahaks mitte midagi muud oma elus teha kui just muusika ja isegi enne seda, kui ma otsustasin, et tahan saada muusikuks, siis ma ei mõelnud sellise kontoritöö peale, et ma ikkagi mõtlesin selliseid ärimõtteid, et tahaks midagi uut leiutada ja siis ma mõtlesingi, et mida veel maailmas ei ole ja nii edasi. Aga lõpuks ikkagi kuidagi elu viis mind selleni, et näitas, et muusika on just see, mis peab sinu elus olema sinu eesmärk. Ja minul on alati olnud selline mõtteviis või nagu noored ütlevad, mindset. Et see, kuidas sa teenid oma raha, on palju tähtsam see, kui palju sa teenid. Ja ma usun, et see 9-5 tööd või seda nagu sinna saab alati minna, et kui ma olen noor ja kui mul on 2 kätt küljes ja 2 jalga ja kui mul on ideed ja teotahet veel, et siis nagu tuleb pigem pürgida selle poole, mis on see, mida ma teeksin iga päev hommikust õhtuni, isegi kui mul selle eest ei makstaks. Et ma usun et kui kõik peakski minema täiesti pekki ja kui ma 10 korda failin ja mis iganes peaks juhtuma, et nagu siis alati saab leida omale lihtsalt mingi tavalise töö, et saab, aga peaks edasi minema nagu. Ükskõik kui palju sa failid ikkagi. Just. Kui sa tahad midagi, siis sa lähed alati edasi. Nii on. Nagu Superstaari saatest välja kukkumine. Failid, aga nagu näed siin, teeme edasi ja varsti kuulete vist. Suured plakatid linna peal. Aga millest unistate? See ei pea üldse olema muusikaga seotud. No enda puhul võin öelda, et ma unistan päris suurelt, ja enamus minu unistusi ongi seotud muusikaga, et kuna ma tean, et see on see, mida ma tahan ainult teha oma elus, siis enamus mu eesmärke ja unistusi ongi sellega seotud ja enda kohta võin ma öelda seda, et ma tahaks esineda väga paljudele inimestele ja tahaks oma karjääri teha ka väljaspool Eestit, et see on minu selline unistus siin elus. Mu unistus võib-olla kõlab natuke lihtsalt, aga ma arvan, et seda on jube keeruline saavutada. Ja see on see, et ma tahan, et ma elaksin õnnelikku elu. Ja selle teine pool on see, et kui ma olen surivoodil, siis mul ei oleks nagu ühtegi kahetsust. Ma ei saaks nagu öelda, et mul on kahju, et ma seda ei teinud või mul on kahju, et ma seda ei proovinud või sinna ei läinud või tahan, et ma elu oleks elatud. Ma arvan, et see on mu unistus. Väga ilus. Meie saate eetrisse mineku ajaks on Superstaari saade küll läbi, aga mis te ennustate, et kes selle saate võidab? No seal on 3 väga omamoodi tugevat tüdrukut. Ma olen ka, et üks tüdruk võidab. Üks tüdruk võidab. Seda ma kartsin, et te niimoodi vastate. Aga ei, ma tahan nimesid. Või nime? No võidab kas Alika, Wanda või Maribel. Ja nagu need on kõik nii eriilmelised ja ma ütlen, need on igaüks nagu oma mätta otsast nagu Superstar, et sa ei saa võrrelda, ma ei tea, Nublut, kes meil on Ivo Linnaga. Just Ivo Linnaga, et nagu nad on mõlemad nagu superstaarid, aga nad ei ole nagu üldse samas kategoorias. Ma arvan, et nende 3 tüdrukuga on samamoodi, et igal ühel on nagu oma mingi siuke väga tugev külg ja ma usun, et sealt top 3-st tuleb ka 3 superstaari, et see, kes selle saate võidab siin, see on ainult võib-olla aasta-2 ees teistest. Seda küll, et aga no kõik arvavad, et Alika võidab, nii et Alika võidab siis. Kunagi ei tea, et see väljalangemiste kulg ja kuidas seal kõik saates on toimunud, et see on nii etteaimamatu. Et kunagi ei tea, mis võib juhtuda, aga eks saab näha. Ma loodan, et Ingmar võidab elus. Aga jagage 3 soovitust neile noortele, kes on kaalunud siduda enda tuleviku muusikaga.
no ma ütleks, et kõige esimene samm oleks see, et sa langetadki selle otsuse, et sa oled valmis kogu oma elu sinna pühendama. Ja siis teiseks tuleks hästi palju ikkagi vaeva näha selle nimel, mis sa tahad saavutada. Ja ette nagu näha seda, mis sa tahad oma elus saavutada, et mitte lihtsalt võtta võib-olla päev korraga, vaid näha seda lõpptulemust, kuhu sa tahad jõuda ja siis selle nimel edasi minna iga päev. Ja mina ütleks, et kui sa tahad muusikas olla, siis sa pead tahtma seda muusika pärast, mitte kogu selle glammi ja kogu selle kuulsuse ja ma ei tea, raha või mis iganes pärast, et see tule ainult nagu muusikabusinessis, sa ei ole sellest huvitatud ainult siis, kui sa ongi see, et sa ärkad hommikul üles ja esimene mõte on sul see, et ma tahaks minna pilli mängida või laulda. Siis mis ma veel soovitaks? Ma soovitan, et hakka varakult kas kirjutama oma laule või lisaks laulmisele ka õppima mingit pilli, et sul oleks veits nagu laiem arusaam sellest, kuidas muusika töötab. Ja lisaks palju kergem on nagu saada löögile kuskile plaadifirmale või mingit koostööd teha kellegiga, kui sul on nagu oma nišš või oma stiil juba välja kujunenud ja sul ongi mingid laulud, mida sa saad näidata, et ma teen niisugust asja ja et äkki saame koostööd teha. Ja siis kolmas samm olekski see, et lihtsalt kui sul on olemas see, et muusika on see, mida ma tahan iga hinna eest teha, oskad juba natuke mingit pilli mängida ja sul on mingid lood kirjutatud, siis lihtsalt võta Instagram lahti ja hakka kirjutama oma lemmikutele, ma ei tea, produtsentidele või muusikutele või inimestele, et tere, ma olen selline inimene ja mul on niisugused laulud ja kas te oskate mind aidata edasi, et ma tahaks liikuda kuskile. Ma olen ka täiesti nõus, et nagu Andres ütles, et tee seda muusika pärast, mitte kuulsuse ja raha pärast, et sellest on mul väga kahju, et tegelikult muusikamaailma tipus on mõned artistid, kes on avalikult välja öelnud, et nad teevadki seda ainult raha pärast ja neid tegelikult muusika ei huvita. Sellest on tõesti kahju, et ma loodan, et noored või me ise ka, et me teeme muusikat ainult sellepärast, et me tõesti armastame seda. Ja see kõik tuleb nagu, kui sa päriselt oled seal sees ja see kõik muu nagu tuleb lihtsalt, üks hetk hakkab nagu ka tulema, ja siis see on lihtsalt boonus ja see annab lihtsalt sulle hoogu juurde, et põhiline on ikkagi see, et sa oleks südamega asja juures. Ja nüüd jagage 3 muusikasoovitust ka. Ma ise ütleks, et võiks kuulata hästi palju erinevat muusikat, et mitte ainult ühte sellist stiili, et kui sa oled harjunud kuulama räppi näiteks ainult, et soovitan kuula näiteks rocki ka, et ma ei tea, Bon Jovit näiteks ja Queen'i, mis mulle endale väga meeldivad. Ma ei saa muidugi kõigile seda peale suruda, aga soovitaks klassikalist muusikat kuulata, Chopin ja Mozartit ja Rachmaninovi näiteks. Aga kui võtta sellist hiljuti välja tulnud albumit, siis ma soovitaks kindlasti Bruno Marsi ja Anderson .Paaki seda uut albumit, mis tuli välja, et see on minu arust väga geniaalne ja seal on väga palju lugusid, millest inspiratsiooni võtta ja kuulata just seda nagu päris pillimängu ja armastusega ja hingega tehtud muusikat. Ja, see mees lihtsalt teab, millest ta räägib. Ma lisaks siia juurde siis selle sama Jacob Collieri, keda ma korraks mainisin, et see, mis ta muusikaga teeb ja kuidas ta teeb ja tal on YouTube'is videod ka, kuidas ta Logicus kirjutab oma muusikat ja tal on lihtsalt seal 600 tracki ja näitab iga seda tracki, mis see muusikas, kuidas seda laulu sobitub. Ma soovitan teda kuulata, siis Frank Sinatra, legend ja praegu sobitub siia, jõulud hakkavad tulema siia teemasse ka, et kuulake Frank Sinatrat ja mis veel. Siia sõitsin, siis ma kuulasin just The Doorsi Break On Through to the Other Side'i, nii et kuulake seda ka. Väga vahva. Andres ja Ingmar, teiega oli hästi tore rääkida. Ja ma loodan siis varsti Spotify'st laule kuulata ja kontserdile tulla. Ja ma soovin teile hästi palju edu ja jõudu ja jaksu, pidage vastu ja jõudke kaugele. Saab. Aitäh! Jah, suur aitäh kutsumast. Oli tore. Teiega, head noored, kohtume juba järgmises saates. Aga seniks jälgige meid Instagramis, TikTokis ja Facebookis. Olge tublid!